Tere, täna on minu vestluskaaslane Antero Keronen. Tervist. Tere, Neeme. Mees, kelle firma nimigi ütleb no bananas. No naljatades võib öelda, et no bullshit või no ei ole vastus. Aga kohe eitus siin, et banaane ei saa. Kuidas nii? Firma nimesse kohe ei. No see on huvitav, et bränd on nagu tühi klaas ja kunagi, kui me no bananase kontseptsiooni lõime koos brändmanualiga, siis seal oli list erinevaid nimesi. Ja natuke intrigeeriv oli see no bananas, aga see story seal taga on see, et banaane korjatakse toorelt ja tuuakse siia ja küpsetatakse, et nad oleks kollased. Aga meie filosoofia on alati olnud see, et me tahame tuua ja korjata küpseid marju ja pakkuda inimestele maitseelamusi, mitte korjata tooreid marju, mis säilivad kaua ja lihtsalt müüa midagi. Banaanidest ei unistanud te ilmselt, kui 16-aastaselt Soome turul marju müüsite. Viige meid tagasi sinna hetke. Kuidas te ennast ise mäletate sellest ajast? Mida te müüsite seal? Ma olen alati olnud selline ettevõtte sees, et sellel ajal ma tegelesin ka tippkorvpalliga Soomes ja kui ma seal turu peal müüma hakkasin, siis seal oli teisi marjamüüjaid 20-30 tükki veel ja ma olen niisugune nagu võistlushimuline tollel hetkel eriti veel, siis ma tahtsin, et inimesed peatuks just minu leti juures, kus ma parasjagu suvel tööl olin ja siis ma hakkasin ennast ise arendama ja mõtlema, et mis paneks kliendi peatuma ja mis on see, mis paneb kliendi ostma ja mis on see, mis paneb kliendi tahtma tulla tagasi minu juurde ja need olid need, mis mind motiveerisid ja käivitasid ja ühel hetkel ma nägin, et kõik jälgivad mind, et mida Antero teeb, kas ta vahetab hinda või kuidas ta letti teeb ja ahetasid omanik kaasa arvatud, et kuidas selliseid suuri väljapanekuid, et kas me ikkagi müüme ära ja käed värisesid ja ma ütlesin rahu, teeme, kõik läheb hästi. Ja kuidas siis seda tähelepanu tõmmata seal? Esiteks tuleb olla julge, panna kaup väga suurelt ja kenasti välja, hoolitseda selle eest, et paska pole letil, et mitte kvaliteetne toode läheks laua alla prügikasti ja tuleb hoolitseda selle eest, et inimesega tekiks silmside, on naeratus, on selline positiivsus, mis õhkab kaugele. Nii et inimene tunneks kliendina, et ta on turvalises kohas, kui ta tuleb minu juurde ja see oli see mäng, mida mina tegin ja ma hoolitsesin selle eest, et klient saaks kvaliteetse kauba ja tahaks tulla tagasi homme ja osta rohkem. Viige meid veel tagasi oma noorpõlve ellu. Soomes olite siis? Sündisite Soomes? Ei, ma olen sündinud Põltsamaal ja elanud kuni 11-aastaseni. Minu isa on ingeri soomlane ja 91 aastal sügisel meil tekkis justkui võimalus Soome kolida ja siis perega otsustasime, et kolime Soome. Mina, minu ema, isa, minu vanem õde ja minu noorem õde. Siis tuli korvpall? Siis sündis korvpall mu ellu või tekkis, sest ma tundsin, et ma ei osanud keelt, ma olin koolis tagakiusatud selle tõttu, et ma olen nagu rüssa, ehk siis sellel hetkel oli värskelt Eesti saanud taasiseseisvuse ja Soomes lapsed pidasid Eestit Venemaaks. Kui vana te siis olite? 11 ja ma olen niisugune hella hingega alati olnud ja see nagu oli minu jaoks nagu raske, et ma ei saa ennast väljendada, ma ei saa ennast kaitsta ja korvpall oli see, kus ei olnud vaja sõnu ja muidugi see esimene korvpallitrein oli ka selline, et viskasin palli kohe üle korvilaua, sest Soomes mängiti minikorvidesse minipalliga, kui Põltsamaal me mängisime selle täiskasvanud palliga suurde korvi ja siis tekkis ka niisugune olukord, kus kõik natuke naersid, et niisugune vend pani kohe üle laua. No siin jälle seesama asi, et ei taha miniga tegeleda kohe suurega. Jah, aga endal tekkis see tunne, et ma tahan nüüd, et see on viimane kord, kui minu üle naerdakse ja korvpallis sai minu nagu kirg, minu elu ja kogu mu elu keerles korvpalli ümber, sealt edasi. Aga siis tulid marjad?
Marjat tuli 16-aastaselt jah, ja see oli ka tegelikult juhus, et ema luges rannas mingit lehte ja seal oli marjamüüja kuulutus ja ütles, et Andero, kas sa ei tahaks natuke suvel ka taskuraha teenida ja no ma olen 13-aastaselt tegelikult tööd teinud Soomes ja taskuraha teeninud, sest mul on olnud endal soov alati osta midagi, mida võib-olla minu vanematel sellel hetkel ei olnud võimalik mulle pakkuda ja see motiveeris mind, et ma saan otsustada oma elu üle ise. Need olid siis Soome marjad, mida te müüma hakkasite? Seal oli kevadel ka Hispaania maasikaid, aga suvel enamjaolt Soome marjad, jah. Aga seal leti taga siis kangastus juba midagi suurt, et marjamüügis saab arendada midagi suurt välja, suure ettevõtte? Tegelikult mitte, et ma olin sellel hetkel, ma ei osanud unistada võib-olla sellest, kuigi ma olen alati olnud suur unistaja. Ma olen unistanud NBA karjäärist ja ma olen unistanud sellest ja ma olen näinud, et ma seal mängin ja liikunud selle poole, et aga leti taga ma tundsin, et ma tahan iseennast arendada inimesena, et ma nägin, et mulle sobib suhtlemine, mulle sobib teiste inimestega koos töötamine. Ja tegelikult see, mis toimub marjamaailmas, peegeldab natuke niisugust korvpalli, et midagi ei ole kindlat. Sul võib tulla vihma, inimesed kaovad ära või ostmine on nagu hästi kiireid otsuseid on vaja teha kogu aeg ja selles mõttes see sobis võib-olla minu ajuga, minu ajule ja minu olemusele, et selline kiirus ja sihuke ettearvamatu, et sa ei saa mingi plaaniga lähed peale, aga sa pead olema valmis kogu aeg plaani muutma, sest et see plaan, millega sa lähed, ei pruugi toimida ja sa pead suunda muutma ja proovi midagi muud. Eks ju, ja kui see ei toimi, siis proovid jälle midagi muud, et kogu aeg oled nagu valmis muutusteks ja see marjamaailm on nagu määramatusega nagu toime tulemine, et sa ei saa olla mitte millegis kindel, aga sul peab olema plaan, ilma plaanita ei saa. Kohe räägime marjamaailmast lähemalt, aga millal tuli mõte, et sellest kõigest võiks midagi suurt välja arendada? Mõte tuli sellest, et ma käisin majanduskoolis Soomes, õppisin turundust ja klienditeenindust ja mul tekkisid ideed ja ma sellele omanikule presenteerisin, et ma tahaks nagu klienditeenindusse panustada, et teisi müüjaid harida ja õpetada, et see toob meile tulemust rohkem. Aga omanik oli nagu sihuke pärinud selle marja businessi nagu oma isalt ja ühtemoodi oleme teinud ja ühtemoodi teeme, et ta väga ei tulnud kaasa nende minu mõtete ja ideedega ja mingil hetkel 3-4 aastat hiljem ma tundsin, et minu areng on lõppenud ja nüüd, eks ju, oleks vaja teha mingi uus samm. Ja aasta oli siis 2001 tegelikult, kui ma otsustasin hakata ettevõtjaks, ma olin 21 aastane siis ja kolida ära Eesti, Tallinna ja Tallinnas polnud marjamüügist haisugi ja tegelikult ütleme, marjad olid, eriti Hispaania marjad olid kallid ja keegi ei uskunud mu sõpradest, et seda on võimalik, et Eestis on palgad väiksed ja nii edasi ja kui suures esimene maasika kilo maksis 88 krooni, mis on 6 eurot ja kui sa nüüd mõtled, Neeme, 2001 aastal 6 eurot, see ja müüja palk oli 1,5 eurot, et tegelikult kui panna nagu samma konteksti, siis me peaks müüma maasikat praegu võib-olla 30-40 eurot kilo. Ja keegi ei uskunud, aga mul oli see usk, et ma tahan proovida ja vot see on nagu see, mis on minuga käinud alati kaasas, et kui sa ei proovi, siis sa ei saa kunagi teada ja panime 6-meetrised letid 4 prismasse ja korralikult marja peale ja läks. Ja selle kalli hinnaga? Jah. Ja oli võimalik? Oli võimalik, sest et toode peab olema hea. Inimesed ei taha teha kehva ostuotsust. Kui sa müüd midagi, mis tegelikult ei paku rõõmu või sa ei loo väärtust kliendile, siis sa tegelikult tegeled lühiajalise äriga ja tegelikult sellest ei saa mitte midagi. Ja firma hakkas laienema? Firma hakkas laienema jah, et mingi hetk, see ei olnud veel nõubananas, et me käisime paar aastat hiljem juba, läksime Lätti, läksime Leetu ja mingil hetkel saabus 2008, kus siis saime valusaid õppetunde. Kuidas need tarneahelad sündisid? Kõike tuli hakata ju korraldama, kuskilt kaugemalt tuua Eestisse.
see kaup on ju väga kiiresti riknev, kõik peab toimuma väga kiiresti. Selles juhtimises on oma iseärasused. Just. No esiteks peab olema julgust, sest julgust ja usku, need on kaks asja, mis tegelikult marjaäris on üliolulised, sest et tegelikkuses kõik marjad saabuvad siia 3-4 päeva külmikrekaga ja kõiki marju tuleb planeerida ette, ehk siis sisuliselt me elame nädal-2 kogu aeg ette ja tegelikult me ei tea ju täpselt, mis saab, mis juhtub. Päritolumaas võivad olla kehvad ilmad, siin võivad olla kehvad ilmad, ehk siis tegelikult see kõik, see kvaliteet ongi kogu aeg selline nagu tasakaalu otsimine, et kui näiteks Hispaanias, Kreekas sajab vihma, siis see mõjutab kohe nagu marja kvaliteeti, sest õhuniiskus tõuseb ja nii edasi, eks ju. Ja samamoodi, kui siin on vihmad, siis ei ole see võib-olla müük nii suur, kui on. Aga see ongi hommikust õhtuni näpud pulsil elamine ja tegelikult ütleme, me saame aru sellest väga hästi, et me põhimõtteliselt iga päev jookseme ajaga võidu, et kumb tuleb ennem vastu, kas ostukorv või prügikast. Ja see on nagu see, milles me elame, selles määramatuses, teadmatuses, aga selles usus, et kui me paneme nõubanaanase klepsu peale, siis me tegelikult enam ei müü marju, vaid me müüme usaldust, me müüme emotsiooni, me müüme tunnet. Ja see on see, ja me oleme kliendi armul, kliendi kätes. Nii kaua, kui klient meid usaldab ja nii kaua, kui klient tunneb, et me loome tema jaoks väärtust, on meil võimalus. Ja mitte maitset muidugi. Jah. Kuidas juhtimise poole pealt see kõik välja näeb? Kõik need ahelad, kus te leiate need kasvatajad, siis on vaja autojuhte, kes nad siia toimetaksid, müüjaid. See ei saagi olla ühe mehe ettevõte. Jah, täpselt nii näeme. Et ma ei ole kunagi pidanud ennast nagu self-made man. Et võt see süda, mis mu seest tuksub, ma ei ole seda ära teeninud. No kuidas? Ma ei ole seda ära teeninud, ma olen saanud selle armust. Juba ainuüksi sellest, et see, et ma siin saan hingata ja elada, ei ole minu kätetöö. Siin on ema-isa, eks ju, andnud minule selle kingituseks. Ja samamoodi, see on muidugi võtnud väga pika aja minu elust, on see, et ma olen olnud väga hands-on, sest et ettevõte on ju kunagi olnud väike ja enamus ajast on ta olnud selline, kus mina tahan kõike otsustada, kõike teha. Ja mingil hetkel ma sain aru, et mina muutusin pudelikaelaks ja tegelikult pidurdasin ettevõtte arengut ettevõtte vastu. Sest kui ettevõte kasvab piisavalt suureks ja juht on endiselt tahab kõike otsustada, aga siis tekib see, et üks ootab vastust, teine ootab vastust, ma ei saa kõigega korraga tegeleda ja siis tegelikult vahest on see, et asjad seisavad selle tõttu, et mul pole aega otsustada. Ja ma ei luba otsustada kellelgi teisel, sest et mina olen ju see justkui olnud kõige kogenum ja kõige targem mees. Asjad hakkasid nõubanaanases muutuma siis, kui mina tunnistasin eelkõige iseendale, et ma ei ole laua taga kõige targem mees. Mul on omad tugevused, mul on omad nõrkused. Ja kui juht saab aru sellest, mis on tugevused, mis on nõrkused ja tunnistab seda iseendale ja tegelikult ka teistele, siis on võimalik tegelikult hakata alles kasvama. Sest mina olen koondanud enda ümber tegelikult tiimi, kes täiendab minu nõrkuseid. Ja sellest moodustub nii-öelda üks tervik. Ja olen tunnistanud endale ja teistele, et ma ei ole kõige targem inimene laua taga, sest minul ei sobi näiteks Excelid või mingid manuaalide lugemine või selline, nii-öelda, ma ei ole selline numbrimees, et ma olen selline sisetundemees, südamemees, eks ju, let's go mees peamiselt ja siis ja käivitaja. Ma olen see, kellel on mingid ideed, mingid visioonid, ma näen võib-olla mingeid asju, mida teised ei näe. Ja siis mul üks kolleeg ütleb, et Andero, sul on oskus kõik maha müüa, aga sul on oskus ka kõik ära osta ja tegelikult see on nii tabavalt öeldud, et nii see on. Et kui mul tekib idee, näiteks praegast me tulime eile esimest päeva, oli meil müügil cut fruit, me hakkasime tükeldatud puuvilju müüma, siis see idee tegelikult sündis hops ja me läksime.
ja tegelikult me alustasime sisuliselt selle Cutfruidi kontseptsiooni loomist septembri alguses 2024. Ja täna mõned kuud hiljem on see kontseptsioon saanud valmis ja ta on päriselt olemas klientidele kättesaadav. No tuleme veel juhtimise juurde. Öeldakse, et juhtimise suur probleem, eriti kui on tegemist firmaga, mille ise te asutasite, on mikromanageerimine. Et tahaks kõiki otsuseid ise teha ja kohe ei saa üle sellest, et anda kellelegi teisele ka voli midagi otsustada. Kuidas te selle barjääri ületasite? See oli üks identiteedikriis paar aastat tagasi, kus ma tegelikult andsin asju üle ja mul oli väga raske sellega toime tulla. Ma lähen kontorisse, vaatan lattu, ma enam ei saa aru, kas siin on nüüd piisavalt marju või ei ole piisavalt marju ja marju on seal tohutult, ma kujutan ette. Just, me hooajal müüme 4 miljonit kilo, et tippperioodil tuleb 2 rekat maasikat sisse päevas. Aga ma enam ei hooma ja see tekitas mulle tohutut nagu ebamugavust. Et ma ei ole praegu enam nagu kuidagi hands-on, ma ei kontrolli seda olukorda. Aga see on see valu, see kannatus, mis on vaja igal juhil läbi teha. Ja sest kui sa oled ühtemoodi harjunud tegema, siis seda switchi teha ongi keeruline, ongi raske, aga sellega peab juht saama ise hakkama. On vaja usaldada inimesi jäägitult. Tegelikult inimesi ma olen alati usaldanud jäägitult, aga lihtsalt see, et ma olen tahtnud kontrollida justkui kõike või olla igas asjas nagu justkui oluline, on tegelikult pärssinud ettevõtte arengut, aga täna ma näen, et ma endiselt, kui ma näen, et midagi võiks teha teisiti, siis ma ütlen seda otse välja, eks ju, et mõelge, kas me saaks niimoodi parema tulemuse, sest et vahest see loob väärtust, et ma miskit näen ja miskit tõstatan laua peal ülesse, et oleks võimalik võib-olla teistel ka näha, sest tihti lugu on see, et me jätame tihti ütlemata. Ja mina elan ka nagu juhina piiratud vaateväljas, sest et ma elan selles vaateväljas, mida teised mulle nähtavaks toovad. Ja kui see julgus puudub Anderole öelda, et Andero stopp või Andero vaata, nii on vaja teha, siis tegelikult ma ei näe seda neeme, mida sina näed teiselt poolt tassi. Mina näen seda poolt tassi. Aga kui sa näitad ja ütled mulle, mis seal teiselt poolt tassi on, siis ma olen valmis loobuma oma mingitest visioonidest, nägemustest, aga ma pean saama teadlikuks. Siis on mul võimalik nii-öelda miskit enda peas ka muuta. Ühest teisest ajast tuleb mulle meelde tarkus, et usalda, aga kontrolli. Kas nii tuleb juhtida? Jah, numbrid on olulised, et numbreid ma järjest rohkem püüame koos panna paika, et mis on need, mida me jälgime, aga ma usun, et numbrid on nagu tagajärg. Et me peame aru saama, mis selle tagajärje tekitab. Ja kontrollifunktsioon on loomulikult oluline, aga jällegist ma usaldan inimesi, kes minu ümber on ja kes tegelikult on nendes asjades väga-väga tugevad ja mina tahan aru saada maakeeli. Ma ei taha saada mingeid 10-lehelisi aruandeid, millest ma ei saa mitte midagi aru. Mul on vaja, et keegi ütleb, Andero, praegu me sõidame selles suunas või sõidame selles suunas. Ja siis ma oskan nagu kaasa mõelda, eks ju, et mida me võiks teha või mis asjad on meil võimalikud, et natukene 1% võib-olla suunda muuta, 1 kraad, et see tulemus läheks paremaks. Tulemused on millimeetrites. Et see ei ole nii, eks ju, et me paneme meetri mööda, et samamoodi kui Messi lööb penalti mööda, siis ta ei löö ju pallis sendi mööda, ta lööb seal 0,5 millimeetrit mööda, et vahest on mingi väike nüanss, mis muudab tegelikult väga palju pikas plaanis. Kui suureks firma on nüüd kasvanud? Kui palju neid inimesi on, keda te usaldate enda ümber? Tuumiktiim on meil kuskil täna selline 20+ inimest ja ettevõttes on 100+ inimest nagu tippperioodil. Ja me olime
2 aastat nüüd olnud kuskil sealt 17 miljoni euro kandis netomüük ja sellel aastal me plaanime 25 miljonit. Ja turud on siis Eesti, Läti, Leedu, Poola. Just, et jaemüük meil on täna 2 maas, Eesti on kõige suurem, siis on meil Lätis, aga Leedu ja Poola meil on hulgimüügi esindus ja seal on meil oma väike tiim, kes siis hoolitseb sealsete klientidest. Me alguses rääkisime juba pisut nimest No Bananas, aga kus see nimi ikkagi tuli? See on selline kõlav nimi, vaatad karpidel poes No Bananas, aga sees on marjad. No see nimi oligi selline, et Brand Manual aitas meil luua nagu seda nagu kontseptsiooni. Ta oli üks nimi 10 hulgast. Ja nemad ütlesid, et Anderos on nagu tühi klaas. Et samamoodi, mida ühendab poolik õun ja tehnoloogia. Et sa võid ükskõik millise nime panna oma ettevõttele. Lõpuks on see tilga haaval, millist nii-öelda vedelikku sa siia klaasi toodad. Ja kui klient seda nii-öelda proovib, siis ta ütleb, mis su nimi siis ütleb. Et ega me saame väga hästi aru, et kui me näiteks eksime kuskil kliendi arvates, sest kliendi arvamus on ultimate tõde, siis ta võib vabalt öelda, et see ei ole no bullshit, vaid ta võib öelda ka, et see on bullshit, mis te teete, täie õiguse juures. Aga me anname kogu oma tiimiga parima, absoluutse parima selleks, et kliendil oleks põhjust öelda, et aitäh. Mulle meeldib see, mida te teete. Sest täna me järjest rohkem toome seda kõike oma lugu räägime ja näitame ka seda, mis toimub seal kaadri taga. Meil on 2500 ruutu ladu, kus tegelikult neeme töötab keegi meie tiimist ööpäevaringselt. Meil ei lähe ladu kinni selleks, et klient oleks hoitud. Et seda ei olegi võimalik näha muud moodi, kui me ise seda kliendile ei näita. Ja täna me üha rohkem näitame seda poolt ka. Ja minu filosoofia on nagu see olnud alati, et me peame vaatama kliendi suunas kogu selle meeskonnana. Et kui me 100 inimest on näiteks kliendi ees rivis ja kliendi arvates me ebaõnnestusime, siis klienti ei huvita see, kes nendest 100 inimesest nüüd feilis. Me kõik oleme ühes paadis siin. Ja ma näen, et kliendi südant on võimalik võita, kui me õnnestume võita iga ühe südame meie ettevõtte sees. Sest kui üks inimene sellest 100 ei saa aru, kes maksab tema palga, siis tegelikult me oleme juba karile minemas. Et see vastus, kes maksab tema palga, ei ole Andero. See ei ole No Bananas, vaid kõik need eurod tulevad ühel või teisel moel, kas jaeklientidelt, hulgiklientidelt või ekspordiklientidelt. Ja meie töö on pakkuda kliendile seda, mis loob kliendile väärtust ja mida klient tahab osta. Seda on väga hea kuulda, et klienti niivõrd väärtustate, sest tänases maailmas me näeme kuidagi, et klienditeenindus paljudes firmades lonkab. Klient tahab parimat, aga tal ei vastata sellega. Kuidas te seda näete? Et klienti kuidagi ei väärtustata enam. Teie ütlete, et klient on ikkagi kõige tähtsam. No see on minu ja meie ettevõtte jaoks, sest minu jaoks on tulemused ja inimesed väga võrdsel kohal, et ma väärtustan ka meie oma ettevõtte inimesi. Mul on väga-väga oluline, et kõigil on hea olla No Banana sees tööl. Et nad tunneks ennast turvaliselt, et nad saaks öelda seda, mida nad tunnevad või mõtlevad otse välja. Ja see algab sellest ettevõtte kultuurist ja see algab minust. Et kui mina julgen olla avatud ja haavatav ja öelda oma tiimile, et ma ei saa praegu iseendaga hakkama, et ma vajan abi,
siis see on see koht, mis avab ukse tegelikult ka minu tiimile, et nad julgeksid tulla ka minu juurde rääkima sellest, kui neil käivad kõik asjad üle pea, et nad saaks välja endast selle öelda, et nagu öeldakse, kala mädaneb peast, ma arvan, et see nii on, et kui ettevõtte juht ja omanik ei hooli või ei väärtusta oma tiimi, siis ei ole võimalik tiimil väärtustada ka klienti. Lähme kohe juhtimistõdede juurde pikemalt, aga ütlesid, et kala mädaneb peast. Kui teie tooted, no sõna otseses mõttes hakkavad mädanema, mis saab siis marjadega, kõige selle toote massiga, mis tuleb maha kandmisele panna? See on ju tohutu oht pidevalt teil. See on oht ja me kannamegi väga palju maha, sest see on osa sellest... See on siis kahju. Jah, see on osa sellest, see on osa ärist, et me ei taha, et selle sorteerimisega ja mingi kehva kauba äraviskamisega peaks tegelema klient. See on meie vastutus. Ja kõik teavad tiimis, et ei ole vahet, kas me täna teenime kahjumit või kasumit, aga karbis peab olema see kaup, mis valmistab kliendile rõõmu. Alati me ei võida, aga kõik otsused, mida me ettevõttes teeme, peavad olema pika perspektiiviga. Siukseid püksi-pissimisi meie ettevõttes ei ole, et korraks soe ja pikalt külm. Oluline on see, et me anname kõik absoluutse maksimumi selleks, et klient tahaks tulla tagasi ja osta rohkem. Ja selle nimel me pingutame, aga me viskame palju ära. See on, me küll täna läheb see mingiks energia tootmiseks, bioenergiat, et see nagu jällegi loob mingit väärtust, eks. Aga täna me tegeleme ka tegelikult hakkasime moose tootma ja selles mõttes hakkame toormoosi tootma ja võib-olla ka sügavkülma marju ja ühesõnaga, et me liigume järjest rohkem ka selles suunas, et me saaks väärindada toodet mitte võib-olla jaeletis, aga kuskil mujal enne, kui me peame ta ära viskama. Et ühesõnaga, No Bananas enam ei ole klassikaline marjaettevõtte, vaid täna me müüme kuivatatud puuvilju, moosi, hakkame müüma toormoosi, hakkame müüma smuuti, mikse, sügavkülmatatud, aga kõik tooted neeme, mida me müüme, peavad olema no bullshit, peavad olema erakordselt head. Ja vot see on üks lihtne põhimõte. Me ei taha, et meie laos oleks ühtegi toodet, mida me ise ei taha viia oma perele ja oma lastele. Ja vot, kui me näeme, et vot seda toodet ma ei taha võtta, siis on küsimus, et miks sina peaks tahtma võtta kliendina? Nii et te müüte mõneti ka emotsiooni. Me müüme väga emotsiooni, et tegelikult emotsioon, tunne on see, mis tegelikult No Bananase taga kogu aeg on. Te ise tundute, olete ka väga emotsionaalne inimene. Kas te olete ka kergesti ärrituv? Minuga on neeme nii, et minus on kaks poolt. On selline hüperfookuses Andero. Mul on ATH-aju ja kus mul ideed, mõtted tulevad nagu mingi vulkaan, eks ju, minu seest ja kus mul on endaga selles mõttes, mul on endale raske järele jõuda. Selles faasis on tegelikult minu ümber olevatel inimestel ka challenge minuga, sest et mind on justkui natuke liiga palju. Neid mõtteid ja ideid tuleb ja see on see, kus on kõike vaja eile juba teha, kus ma olen kärsitu ja tahaks, et asjad liiguvad. Ja siis on minu teine pool ja see on see huvitav pool, et ma alles õpin nagu ennast tundma, ma olen 44-aastane mees ja see teine pool on see, kus ma tegelikkuses, mul on madal energia, kus mul ei ole ideid ja siukseid mõtteid ei voola. Varem ma nimetasin seda sügavaks auguks ja et see on see bussandero, nii-öelda, kes tegelikult ei taha arvutit lahti teha ja kes pigem oleks vaikselt kodus ja ei tahaks nii-öelda inimeste sekka minna.
aga vot see on nagu huvitav koht, et kuidas ma saan ennast nagu armastada poolt ennast, eks ju, et täna ma aktsepteerin alles ennast sellisena, nagu ma olen ja minuga käivad need kaks poolt kaasas. Et mingi periood, kus ma olen nii-öelda väga energiline ja kus ideed tulevad, need on need kohad, kus käivituvad Nõu Bananas uued asjad. Ja vot see on see, mis minul paneb silma särama, aga siis ma annan teatepulga oma tiimile. Nemad on need, kes viivad selle lõpuks päriselt ellu ja hoiavad seda elus. Ja siis on see moment, kus mina võib-olla tegelen oma sisemaailmaga, kus siin on tundeid palju ja tegelikult tõmbun nagu justkui tagasi. Kuidas te neid kahte poolt püüate tasakaalustada? Kuidas te keskmist punkti leida, et ei oleks pidevalt kõikumist kahe poole vahel? Vot, mulle tundub, et see on illusioon, mida ma olen terve elu taga ajanud. Et seda mingit keskmist punkti leida. Seda ei ole võimalik? No, ma ei tea tulevikku. Minu psühholoog ütleb seda, eks ju, et Andero, kus sa tead? Eks ju, sa ei ole tulevikus käinud, et ma proovin elada tänases hetkes. Et tänase tarkuse teadmise juures mul on nagu uskumused, millesse ma täna usun, aga ma ei hoia nendest kinni. Võib-olla homme ma muudan seda, millest ma täna usun, sest uskumused on sellised asjad, et mis meid teinekord viivad kuhugile, kui mingisse punkti, aga sellest punktist ei vii enam edasi. Ja siis tegelikult on tark mingitest uskumustest lahti lasta, neid tänada, eks ju, ja minna mingite uute uskumustega edasi. Ehk siis ma ei tea, Neeme, mis on tõde. Ma tegelikult eksperimenteerin ükskõik millises rollis. Kas ma olen juhi rollis, olen isa rollis, abikaasa rollis, iga päev ma eksperimenteerin. Ma ei tea tõde. Ma elan nagu mingis siukses oma maailmas, oma mullis, oma uskumustega, oma sisetunde järgi, aga ma õpin ennast iga päev tundma. Ma tahan teha asju selliselt, et see muudaks mind homme paremaks. Ja ma ei taha nagu enam haarata kringlitükist, mis on tegelikult olnud minu valu nagu terve elu, söömishäired ja ülekaal ja kõik see. Aga ma ei taha nendel rasketel momentidel loobuda sellest, mis tegelikult hoiab mind raamides. Et hommiku 5 tõusmine, jooga, võimlemine, meditatsioon, kõik see, mis tegelikult toetab minu aju. Ja samamoodi tervislik toitumine ja suhkru mitte söömine. See on mingid strikt raamid, millest on väga raske kinni hoida, kui ma olen selles low energias, madalas energias, sest et siis oleks vaja mu ajul nagu tohutult mingit dopamiini. Ja siis ma nagu saan aru kõikidest sõltuvustest justkui, et minu jaoks on söömine olnud sõltuvus. Aga siis mul on selline tunne, et ma tahaks täis juua või ma saan aru, mis tunne on narkomaanidel võib-olla, eks ju, et tahaks nagu enda seest ära põgeneda kuhugile. Aga tegelikult ei saa põgeneda enda eest mitte kuhugile, ei saa minna soojale maale või ükski miljon kontol ei võta ära seda seesmist tühimikku, et sellega tuleb tegeleda, selle tunnete ja valu ja kõige sellega, mis sees toimub. Kui sellele prožektorit peale lasta, siis see võimendub. Või sellest ära põgeneda, siis on nagu tegelikult selline nii-öelda lõputu jada ja tegelikult ei saa ära põgeneda. Iseenda eest ei saa kuhugile peitu minna. Et iseennast tuleb õppida armastama ja tuleb õppida aktsepteerima sellisena nagu oled, aga mõeldes sellele mitte, et sellisena nagu olen, et mul on ATH-aju ja ma olengi selline, aga et ma tahan saada paremaks. Ja tegelikult minu jaoks on nagu täna selline küsimus peamine, et mitte, et mida ma tahaks, et mul oleks, vaid kelleks ma tahan kasvada. Kelleks te tahate? Ma tahan kasvada, minu suurim eesmärk on elada 100-aastaseks ja omal jalal keeta oma abikaasale musta teed hommikul. Ja tema on siis 93, neiu, noor, ilus. Ja temaga juttu ajada. Ja ma tahan, et minu lapsed tahaksid tulla minu juurde, mind õnnitlema. Ja nende lapselapsed ja nende lapselapsed, sest et minu vanaisa elas 93-aastaseks, ta suri 2 aastat tagasi ja ta nägi ära kõik oma laste
lapsed, välja arvatud minu noorim poeg Magnus, kes sündis aasta tagasi. Ja siis mõtled, vau. Ja kõik hindasid ja austasid teda. Ja vot see on see, kelleks ma kasvada tahan, Neeme. Ma tahan, et mu lähisuhted oleks 100-aastaselt sellised, et minu lähedased, minu perekond tahab tulla minu juurde. Et ma olen ehitanud sellised inimsuhted oma lähedastega, et nad tahavad tulla mu juurde. Te olete väga julge. Räägite ATH-st, räägite söömishäiretest. Tõmbate ennast väga alasti. Juhina, kas see muudab teid haavatavaks kuidagi? Jah, muudab ja see on nagu teadlik otsus või teadlik valik, sest et tegelikkuses kõik inimesed ümber millegiga võitlevad enda sees, aga vähe räägitakse. Ja ma olen nagu terve elu tundsin justkui, et ma ei mahu kuhugile raamidesse ja ma vaatan ümber ringi, et kõigil on nii hea olla, kõik naeratavad, kõigil on Instagramid, kõigil on, eks ju, nagu superelu, aga ma ei saa hakkama iseendaga. Ma olen vist ainukene inimene, kes siin maailmas ei mahu, nagu kuidagi ei oska elada või tunneb, et midagi on nagu valesti ja tegelikult minu tütar on aidanud, vaata inimene ei ole loodud iseennast nägema, eks ju. Ja minu lähedased, minu abikaasa, minu tütar on aidanud nagu väga palju mul näha iseennast. Ja kui mu tütar oli 6-7-aastane, siis me olime perepsühholoogi juures temaga, ta ütleb, et ta ei tunne, et issi teda armastab. Ja see oli minu jaoks nagu väga valus, aga järgmine päev, kui me istusime ja ma nutsin ja ütlesin, et sa oled nii oluline mulle, ma armastan sind, siis ma sain temaga vesteldes aru, et kõik, mis toimub minu peas, on minu peas. Aga see, kuidas teine inimene mind tajub, on tõde. Ja kui mina ei oska seda näidata, mis toimub minu peas, verbaalselt ja muud moodi, siis ei ole võimalik teisel inimesel tajuda seda, mis toimub minu peas. Ja vot see oli võib-olla hetk, kus ma sain aru, et ma tahan, et minu kolleegid tajuksid mind päris inimesena, mitte sellisena, kes naeratuse taha peidab kõik ära. Ja ma olen selles väga osav Neeme olnud eluaeg. Ma teen ukse lahti ja kõik vaatavad, et enesekindel Andero saabus sisse. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei taha seda, sest et ma ei taha, et inimesed võib-olla minu lähedal töö juures piitsutavad ennast kodus, et nad tahaks olla ka nagu Andero. Astuvad sisse kogu aeg enesekindel ja siis ajavad taga mingit illusiooni. Ja ma olen näidanud, et ei, eelmine jaanuar, mul oli 2-aastane või 2-nädalane laps üles, mul on kõik, mis ma olen elult soovinud või unistanud olemas. Aga midagi siin oli kuidagi, tahaks karjuda, tahaks nagu ja ma otsustasin oma 3 kõige lähedasemale kolleegile, et mul on vaja videokõne teiega teha kiirelt ja öelda, et ma vajan teie abi. No mis siis puudu oli? Mis siis siin sees karjus? Kui ma oskaks seda vaid sõnadesse panna, lihtsalt siuke tunne, et ma ei mahu enda sisse ära, ma ei taha arvutit lahti teha, et ma olin valinud mingid asjad, võtsin enda peale ja ma tundsin, et ma vean kolleege alt. Ma ei tahtnud arvutit lahti teha, kõik ei läinud nii, nagu ma olin plaaninud, eks ju. Ja see, et ma julgen öelda oma kolleegidele, et ma vajan abi, ma ei saa praegu iseendaga hakkama. Mul on vaja, et keegi teist võtaks need asjad, mis ma lubasin teha üle, sest ma tunnen, et ma vean teid alt. Ja see, kui ma näen teiste silmades seda, kuidas sellega ma tõssin neid, sest hirm oli ju selles minul, et ma saan rohkem haiget, mind kantakse maha, mulle öeldakse, et mis kuradi juht sa oled selline, eks ju, äpu. Aga ma sain midagi palju väärtuslikumat, ma nägin, kuidas ma usaldasin justkui midagi väga olulist neile ja nemad tundsid, et nad said mingi suure kingituse ja said ka selle teadmise, et tegelikult ka neil on õigus tulla minu juurde, nad julgevad tulla, sest ma olen tõmmanud ennast alasti.
ja peale seda on seda juhtunud korduvalt, kus tegelikult minu kolleegid julgevad ka rääkida sellest, et neil on raske ja on keegi, kes neid kuulab, kes neid mõistab, kes ei mõista neid hukka, arvestades seda, et kui raske on kellelgi teisel tulla juhi juurde, mõeldes, et juht ju vahetab mind kohe välja, kui ma ütlen, et mul on praegu raske. Aga nüüd, kui juht on ise seda esimesena justkui teinud, siis see on loonud mingi teistsuguse kultuuri. Oli see siis läbipõlemine? Praegu räägitakse niivõrd palju läbipõlemisest. Tundub, et kõik märgid olid seal, et enam ei suuda edasi. Et ma arvan, jällegi läbipõlemine on miski, ma ei tea, mida see täpselt tähendab. Igal ühel on mingi oma... Psühhiaater ütles, et läbi põleda saab ainult see inimene, kes suure leegiga põlema süttib. Ja suure tõenäosusega olen mina see õpiku näide, sest kui ma olen selles flows ja kõrges energias, siis mul puudub pidur. Et mul on selline tunne, et ma tahaks õhtul silmad sulgeda, ma tahaks, et juba oleks hommik. Ja vahest on see, et ma magan 3 tundi, 4 tundi ja ma ärkan 3-4 aeg või isegi varem teinekord ja ma olen puhanud. Ja mul on nii äge, mul on nii põnev, ma kütan edasi. Aga seda pidurit mul on nii raske kuidagi nendel momentidel leida ja suure tõenäosusega ongi nii, et ma põlen läbi, siis on see periood, kus ma olen selles madalas energias, sest keha on nii tark neeme. Keha, kui endal ei ole seda oskust, siis kehal on see oskus võtta seda pausi ja siis ma taastun. No kuidas te taastate ennast? No varasemalt see käis nii, et kui ma olen madalas energias, siis ma haarasin kringlitükist. Ja see ei tähenda seda, et ma võtsin ühe kringlitüki, vaid ma võtsin 20 tükki. Ja tavaliselt 28 aastat ma olen marjaäri teinud. Ja minu hüperfookus on pigem olnud see hooajaline pool aastat ja siis see teine pool aastat sügis-talv olen ma nagu siis augus, kus ma tegelikult vahest viin prügiämbrid välja ja patsutan endale õlale, sest see tundub, et see oli maksimum, mis ma täna teha jõudsin. Aga nendel momentidel ma väga pikalt ei taastunud, vaid ma tegelikult süvendasin seda auku läbi selle kringlitüki, mingitel perioodidel ka läbi alkoholi, mingitel perioodidel võib-olla läbi kanepi, mis tegelikult nagu aitaks justkui chillida, on ju. Ja ma otsisin kogu aeg nagu ennast, et kuidas ma saaks, sest et tegelikult ma idealiseerisin seda hüperaktiivset anderot. Ma tahtsin tegelikult, et selline andero võiks aastaringselt toimetada. Aga... No see on meie ühiskonna soov, edu, kultus, olla edukas edasi. Ja, et mina ka, ma idealiseerisin seda. Ja see on alles hiljutine avastus mul neeme, kus ma räägin nagu sisemisest nagu aastaaegadest, et mul oli detsember ja jaanuar selline, sisuliselt võib öelda, et minu sees oli talv. Aga esimest korda, kus ma otsustasin, et ma ei lõhu ära kõike seda, mis tegelikult mind on toetanud ja toetab. Ehk siis ma jätkasin hommiku 5 aeg tõusmist, isegi siis, kui oli väga-väga raske. Ma ei haaranud kringlitükist, isegi siis, kui ma väga-väga oleks tahtnud. Ja ma mõtlesin, et ma proovin midagi teha teistmoodi, sest ma olen kuidagi uskunud, et tehes ühte ja sama asja, ühte samamoodi lõpptulemus ei muutu ja ma ei tahtnud seda lõhkuda. Ja nüüd tagantjärgi ma vaatan, et ükskõik, kui külm on talv, siis ühel päeval saabub kevad ja ühel päeval saabub suvi. Ja ka ühel päeval saabub sügis ja ühel päeval saabub talv. Et noh, nii-öelda ei ole võimalik nagu teha nii, et kogu aeg oleks suvi ja kevad ja talve polekski. Lihtsalt nii ei toimi maailm ja nii ei toimi ka inimese sisemaailm. See on minu kogemus, sest ma ei saa olla kellegi teise nahas. Vähemalt mina räägin enda puhul nii, et ma tean, et nüüd sellest kogemusest lähtudes, et astu Andero see samm, ükskõik kui raske see on, astu see samm. Isegi kui sa ei näe, ei kuule, ei tunne,
siis astu samm edasi, ära jää koha peale. Ja usu sellesse, et üks päev nii-öelda see samm muutub kergemaks. Ja ma olen nii tänulik iseendale, et ma ei lõhkunud ära seda kõike, mis tegelikult mind ja minu aju toetab, unerežiimid, ärkamised, magaminekud. Isegi kui see oli väga-väga raske. Ja see on nagu tegelikult peegeldab Neeme äri samamoodi. Et kui sul on äris rasked ajad, siis tegelikult see on see potentsiaal ja pinnas, mille pealt tõugata edasi. Kui ma vaatan Nõu Bananas tagasi, siis kõige suuremad arengud ja hüpped on olnud need kohad, kus selg on vastu seina. Kus on väga-väga raske. Sest seal on sul põhimõtteliselt võimalus, kas sa viskad aerunurka või sa lähed edasi. Ja te olete olnud pankroti järel? Mitmeid kordi ja noh, esimesed Nõu Bananase 3 aastat olid sisuliselt sellised, kus sõidad 11 õhtut töölt koju ja autos lihtsalt nutad. Sest siuke tunne on, et miks ma seda teen, mul ei ole perele midagi viia, kus ma tunnen, kus mul vanemad aitavad mul maksta korterilaenu, mul hoolitseb sellest, et meil oleks süüa. Ja noh, siinkohal ma pean tänama oma abikaasat, et kui minul on olnud teinekord nagu siuke tunne, et mul enam ei ole jaksu, siis ma olen alati tundnud, et mu kõrval on partner, kes ei ole kunagi loobunud uskumast minusse ja on tõstnud mind ülesse. Et nii hea tunne on, et kui mind ümbritsevad inimesed ja näevad, et ma olen maas, siis nad usuvad endiselt minusse ja aitavad mind ülesse ja selliseid inimesi ja selliseid hetki ma ei unusta kunagi. Ja tulevad olukorrad, kus mina saan olla olemas ja aidata ja teha midagi teiste jaoks. Neil esimestel aastatel, kui te sõitsite seal autos ja mõtlesite, kuidas ma oma arveid maksab, ilmselt raha oli ka üks motivaator, ma pean raha teenima, et oma pere eest hoolitseda. Nüüd on teil ilmselt pangaarvel juba piisavalt raha, firma on suur. Kui palju raha teid motiveerib? See ühiskonna klassikaline motivaator. Paljud, kes meid kuulavad, ütlevad, et jah, teil on võimalik langetada selliseid otsuseid, et võtan aja maha ja tegelen endaga, sest ei ole vaja seda igapäevast raha järele jooksmist. Paljudel ei ole sellist luksust, et aega maha enda jaoks võtta. Raha on ühtepidi, ta on väga oluline. Et seda ma ei saa küll salata, eks ju. Praegu on teil piisavalt raha. Mis on piisav? Eks, et lõppude lõpuks minu jaoks on oluline see, et minu perel on kõik vajalik olemas. Minu ettevõtte inimestel on vajalik olemas. Ettevõtte saab edasi minna. Aga me elame sellises maailmas, kus mitte midagi ei ole kindlat, Neeme. Et ma ei saa eelnevate väravatega, mis on löödud eelnevatel aastatel, võita seda aastat. See on kõik üks suur eksperiment. Et kui sa mõtleme nüüd näiteks selle peale, et Nõu Bananas on 2 aastat aastaringne ja nüüd viimane sügis ja talv oli esimest korda, kus Nõu Bananase letid olid 12 kaupluses ka olemas. Siis tulemus nende lettidega oli kehvem kui ilma lettideta 2 aastat varem. Ehk siis me lootsime justkui, et me saame selleks põhihooajaks justkui auku väiksemaks, aga auk läks hoopis suuremaks. Ja see on fakt. Et ei ole olemas nagu sellist otsust, mis oleks nagu täiuslik või mis viiks nagu Andero nüüd mõtles midagi välja või tiim mõtles midagi välja ja see toob koheselt edu. Et mina näen Neeme seda, et kui sa teed mingi otsuse ja see ei lähe päris nii, nagu sa oled plaaninud, siis nüüd on küsimus selles, et mida sa õppisid sellest, mida ma õppisin sellest perioodist ja mida ma saaks teha nüüd teisiti paremini, et oleks mingi teistsugune tulemus. Ja lihtsalt
küsimus on selles, kas usk on või usk ei ole, sest mina näen seda, et ühe jalaga ei saa teha mitte midagi, et kas sa oled all in või sa oled all out. Et sellist kindla peale äri pole olemas. Et see, et üks aasta läheb hästi, ei tähenda, et teine aasta läheb täpselt sama hästi. Ja lihtsalt võib-olla meie puhul on nagu see, et me kogu aeg otsime võimalusi, potentsiaali kasvada, areneda, aga kõik ei lähe kohe nii, nagu me mõtlesime või plaanisime. Ja ma olen tegelikult õnnelik ühtepidi, et ei läinud kõik nii, nagu plaanisime, sest see annab jällegi teistsuguse võimaluse mõelda, okei, mida me saame selles olukorras nüüd teha. Me oleme nagu kehvemas olukorras, kus aasta varem, see ei ole katastroof, aga lihtsalt on see, et mis me saame teha? Mis on meie võimalused, sest kui kõik on hästi, me elame mugavustsoonis, on ju, ega siis ei tule need mõtted. Mugavustsoonis ei toimu mingit arengut, vähemalt see on minu nagu tunnetus, et mugavatel aegadel ei sünni midagi ägedat. Sünnivad ägedat. Te olete nagu kunstnikud, kes ütlevad, et siis kui nad on kriisis, siis nad loovad, siis on neil valus ja siis tuleb looming, et kui on mugav, hea aeg, siis lihtsalt ei tule seda loomingut. Just. Mina tunnen seda sama endast ära ja minu lähedased inimesed samamoodi, et ma olen kriisis kõige teravam. Ma olen nendel rasketel momentidel kõige efektiivsem. Ja kui need mugavad ajad, siis ma tegelikult ma ei ole selline igapäevane juht, kes rannib nagu seda käimas olevat asja, vaid minu jaoks on nagu see, et midagi uut, midagi on vaja kuskil tekitada, leida, et tekiks teistsugune potentsiaal. Kui te saite ATH diagnoosi, te räägite sellest avalikult, kas läks elu kergemaks mingil määral, et oli selge, mis minuga toimub? Ilmselt enne seda oli ju palju ebaselgust, et miks ma selline olen? Just. Vot see on just see, mida mina sain. Et ma ei käi ATH-ga ringi, et kuule, mul on ATH, eks ju, nüüd nii-öelda see on minu nagu vabandus või põhjendus mingitele asjadele, vaid pigem see, et tegelikult kõik mu lähedased, kaasa arvatud ema, isa, said paremini aru, et nad ei olnud ebaõnnestunud lapsevanemad, kui ma lapsena olin teistsugune, kes ei tahtnud tuba koristada ja õppida ja kelle käekiri ei olnud päris see, nagu mu vanemal õel oli, et kes oli hästi korralik ja keda sai töö juurde kaasa võtta, kes ilusti rahulikult istus ja joonistas. Mina ei olnud selline ja ma ajasin kõik hulluks enda ümber. Sõna otseses mõttes, eks, et klassis õpetajad ja klassikaaslased, aga ma ei osanud teisiti. Aga nüüd mul on nagu võimalik nagu mõista, et minu aju töötabki teistmoodi. Ma saan olla enda vastu, see on võimalus olla enda vastu leebem, enda vastu mõistvam. Ja ütleme, selline enese armastamine on tulnud või peale seda, kui ma olen saanud diagnoosi, et ma enam ei nimeta, minu sisekõne ei ole täna enam enda vastu vaenulik siis, kui ma olen madalas energias. Sest siis varasemalt oli see, et ma ikkagi olin väga terav ise enda vastu. Väga terav. Et jälle sa siin ei jaksa midagi teha ja ühesõnaga, et täna ma enam ei ole. Et ma vaatan peeglisse iga hommik ja ütlen, et ma armastan siin Andero. Ja naeratan. Aga mul tuleks ikkagi veel selle raha teema juurde tagasi, kui tundub, et mis me siin rahast räägime. Kas teid ikkagi seni ajendab see, et ma pean firmat juhtima, ma pean edasi jätkama sellel kapitalistlikul kursil, et ja seal on ainult üks juhtlause, firma peab teenima tulu. Kas see on jätkuvalt nagu teema, et ma pean raha teenima? Ma kohe ütlen, miks ma seda küsin. Okei, jätkuvalt on teema see, et kasva või sure, eks, et sellesse ma usun nii ettevõtte kontekstis kui isiklikus kontekstis, et kulud ja kõik muu kasvab ja ettevõte peab kasvama või vastasel juhul ta ühel hetkel peab panema uksed kinni. Ja see on võib-olla minu enda selline mõte, et
kombata iseenda piire. Tegelikult ma olen terve elu seda teinud, nii korvpallis kui äris. Ja nüüd aru saada, et kas me oleme võimelised tegema midagi, mis tundub praegu võimatu. Me oleme korduvalt seda teinud, et 25 miljonit käivet me ei ole kunagi teinud ja me tahame nii-öelda, see on meie target või siht. Nagu hasart natuke. Ja ma olen oma vaimusilmas mõelnud, et 2035 ma tahaks, et No Bananas oleks 100 miljoni ettevõte. Ja kommunikeerinud seda ka kogu tiimile, et see on see nii-öelda numbriline visioon, et kõigil tekiks nagu selline teistsugune nagu mõtlemine. Mitte see, eks ju, et me proovime teha seda, mida me tegime eelmine aasta, vaid et me liigume edasi. Et ma ei unista nagu sellest, et ma tahaks olla, ma ei tea, mingi Eesti kõige rikkam mees või maailma kõige rikkam mees. See ei ole minu jaoks nagu mingi unistus. Minu jaoks on unistus see, et ma tahan aru saada, kelleks ma võin kasvada ka ettevõtjana, juhina, inimesena. Sest meeskond peaks kasvama, tiim peaks kasvama, et millised võimalused on minul kasvada selles rollis. Miks ma seda raha kohta küsisin? Lugesin just Briti lehtedes, seal on sel nädalavahetusel, kui me seda intervjuud teeme, suureks teemaks, kuidas ühe suurfirma, telekommunikatsioonifirma BT, British Telecom juht läks ära oma suurfirma eesotsast, öeldes, et ta saab küll väga palju selle tööst raha, aga see ei ole tema jaoks enam oluline. Ja ta läks juhtima suurt Alzheimeri fondi. Ta ütles, et tema tahab jätta oma elust märgi sellega, et äkki see fond suudab midagi teha nende inimeste jaoks, kel on see tõbi ja see tõbi on väga paljudel inimestel. Kas ei ole tekkinud mõtet, et võib-olla delegeerin No Bananas juhtimise kellegi teisele ja hakkan tegelema millegi suuremaga inimkonna hüvanguks? Ühtepidi coaching on võib-olla see, millega ma saan anda kellegile teisele võib-olla midagi tagasi ja tegelikult ka esinemine, avalik esinemine, et mind on kutsutud erinevatele konverentsidele sellel aastal, kus ma saan tegelikult jagada oma mingit lugu või oma kogemust. Aga ma usun, et No Bananases on nii palju anda tegelikult veel inimestele üle Baltikumi ja tegelikult me peame ennast Baltikum ja Poola on nagu meie selline nii-öelda koduturg. Et ma arvan, et me saame teha rohkem inimesi rõõmsaks ja õnnelikuks läbi selle, mida me teeme. Ja viimane küsimus. Kas juhtimist saab õppida? Või tuleb see oma kogemustest? Mina pean ennast elukestvaks õppijaks ja ma loodan, et see kunagi ei muutu, sest juhtimine on oskus inimestega toime tulla, inimesi mõista, inimesi kuulata, pakkuda inimestele arengut, potentsiaali ja aidata inimesi elus edasi, sest et tihtilugu minu roll juhina on näha seda potentsiaali teistes inimestes, mida teised inimesed võib-olla sellel hetkel ei näe ja millesse nad ei oska uskuda. Ja aidata inimesi tõsta, inimesi julgustada ja liikuda oma eluteel edasi. Ja vahest see võib ka viia selleni, et kõik suhted ei kesta ju igavesti, aga juhtimine on sügav kommunikatsioon, sügav mõttevahetus teiste inimestega ja seda saab õppida ja kõike saab tegelikult õppida. Küsimus on see, kas inimene tahab areneda ja kasvada ja iseendaga tööd teha, sest muutus, Neeme, toimub minu sees. Ma ei saa muuta sind,
aga ma saan muuta iseennast ja läbi selle muuta kõiki teisi inimesi enda ümber. Andero Keronen, aitäh selle väga sügavale läinud vestlusest. Aitäh, Neeme!